daamid ja härrad, nüüd jälgige mängu, jälgige telemängu Reisile sinuga ja seda mängu juhib Maire Aunaste. Tere õhtust! Ma loodan, et teie pühapäeva õhtu on korda läinud ja kui mitte, siis praegu pool tundi võime meie asja parandada. Tänased mängijad on teie ees. Tere õhtust, tütarlapsed! Tere! Kuidas te ennast tutvustate? Mu nimi on Maire ja ma olen Tallinnast. Mida sa enda kohta veel ütled? Mulle meeldivad sümpaatsed ja elurõõmsad inimesed. Samuti mulle meeldib käia teatris, meeldib tegeleda aeroobikaga ja lisaks sellele meeldib veel algaval talvel kindlasti suusatama minna. Suur tänu! Number 2, palun. Minu nimi on Tea ja ma tulen Saaremaalt. Elu suurimaks unistuseks on saada kapteniks. Meeldib väga tormine meri, ei meeldi heeringat süüa ega ütlus, et saare naine peaks kasvatama üles mehe ja 6 last. See ütlus vist on niimoodi, et mitte kasvatame üles, aga ära toitma. See vist on pea üks seesama. Nii, number 3, palun. Tere, mina olen Tiina ja tulen Tallinnast. Ma olen vahva ja vallatu ja üsna enesekindel. Tütarlapsed, mis te arvate, missugune päev teil täna on? Kas hea või halb? Tahaks loota, et hea. Kes kardab, et tal on halb päev? Mitte keegi, no siis alustame siit. Me kutsume stuudiosse härrasmehe nimega Raivo. Tere õhtust, Raivo. Tere õhtust. Tere õhtust, minu daamid ja härrad. Kuidas te ennast tutvustate? Ma alguses mõtlesin, et ma üldse ennast ei tutvustagi sellepärast, et minulest puhkekodusse ja sanatooriumisse reisile minnakse inkognito, Mr. X ja nahkiir, eks ole. Aga kuna terve Eesti rahvast teiega kaasa ei sõida, jah? Loomulikult siis ma pean ennast mingil määral tutvustama. Tähendab, ma töötan ühes tuntud Eesti asutuses, millele ma reklaami teha ei taha, sellepärast ta on niigi tuntud ja töötab hästi. Aga ma tegelen seal finantsküsimustega. Aga see ei tähenda sugugi seda, et ma läksin mingisugune kuivik või mingisugune numbrite kokkulööja. Tegelikult mulle meeldivad väga igasugused lõbustused, naudingud ja ma luban neid endale rohkem tõtt öelda, kui vahel finantsilised võimalused ja kaine mõistus lubaksid. Enese tutvustus oli täiuslik. Me kuulame teie küsimusi. Tere seikluste otsijad. Tere. Tere. Esimene küsimus. Palun proovi ühendada ühes isiksuses oma lemmikloom ja oma mehe ideaal. Neiu number 1, palun. Ma arvan, et see oleks hobune, kuna ta on küllaltki enesekindel, töökas ja sümpaatne loomake. Teine neiu, palun. Ma arvan, et sellist looma ei ole lihtsalt veel loodud maailma. Ja ma võrdleks seda meest hoopis purjekaga näiteks. Tähendab, et purjekaga miks võrdled sa meest? No sellepärast, et purjekas on selline salapärane ja kiire ja tormakas, nagu võiks üks meesterahvas olla. Suur tänu. Ja neiu number 3. No ma arvan, et see loom on lõvi, sest mulle meeldib, kui mees on enesekindel ja väärikas.
Suur tänu, tütarlapsed. Ma olen väga uudishimulik ja tahaksin teada, kuidas Raivo oma naisideaali ja lemmiklooma võtab ühte isikusse kokku. Üldiselt mulle meeldivad hundikoerad. Hundikoer on erakordselt elegantne ja sümpaatse väljanägemisega, aga tegelikult ma ühendaksin hoopis oma naisideaali ja loomaideaali emalõviga. Tähendab, toob saagi nii-öelda lauale ja siis asun mina sinna juurde. Ma tänan, vastus oli piisav. Aitäh. Nii, teine küsimus. Kas on midagi olemas, mis sulle absoluutselt üldse ei meeldi? Neiu number 2, palun. Ma arvan, et haisvad sokid. Neiu number 3, palun. Ma arvan, et mees, kes ei tea, mis ta tahab. Ja neiu number 1, palun. Mulle ei meeldi saamatud ja õelad inimesed. Kas ma võin edasi küsida? Jah, paluks küll, Raivo. Nii, järgmine küsimus on erootiline. Oletame, et moodi tulevad karvadeta mehed. Millise keha osa peal olevaid karvu lubaksid sina oma mehel hõrendada viimases järjekorras? Tähendab, ma pakun loetelu ka igaks juhuks. Kintsu peal, kõhu peal või pea peal? Nii. Neiu number 3, palun. No ma arvan, et pea peal. Ja neiu number 1, palun. Ma arvan siis, et kintsu peal. Ja neiu number 2, palun. Tütarlapsed, see loetelu läks meelest ära või? Tähendab, kintsu peal, kõhu peal või pea peal. Võib ka nimetada teisi kehaosasid. Paluks mitte. Paluks mitte. Kintsud. Nii. On olemas mitmesuguseid isikunimelisi roogasid. Napoleoni tort ja ütleme Aleksandri kookja. Kas sa võiksid kirjeldada võimalikult isikupäraselt minu nimelist rooga, ütleme seal präänikut või seajalga? Ja oleks soovitav, et me läheksime seda täna õhtu valmistama koos. Neiu number 1, palun. Aga ma vist ei kuulnud su nime vist. Raivo nimeline seajalg näiteks. Jaa, näiteks. Ja. See. Kui sul selle vastu ei oleks midagi, siis ma võib-olla teeks kihilise tordi. Kuna su nimes on 5 tähte, paneks 5 kihti, paneks midagi šokolaadi, rummi, siis vaarika želeed ja annaks sulle ka midagi valida. Ja annaks sulle ka tükikese. Jaa. Neiu number 2, palun. No me küpsetaksime ühe Raivo nimelise sardelli näiteks. Ja neiu number 3, palun. No ma arvaks, et see võiks olla üks Raivo nimele üks pähklite ja vahukoore ja maasikatega üks vahukoore tort. Täiesti söödavad asjad. Ma ei saanud aru, kas need toidud pidid olema tüdrukutele isikupärased või sulle isikupärased? Minule isikupärased. Sart. Jaa. 2 tort ja 1 sardell ma tahtsin. Nii, ja 5. küsimus on väga lihtne. Ütle palun midagi lihtsalt südame lähedast ilma igasuguse tsirkuseta. Neiu number 2, palun. No üks puhtaks pestud mees. Neiu number 3, palun. Kõik pole kuld, mis hiilgab.
ja neiu number 1, palun. Mulle meeldib siin saates olla ja mulle meeldib, et sina istud teisel pool seda võret. Ja enne kui sa oma valiku teed, kas sa võid öelda tütarlastele midagi ilusat, ilma keerutamata, kõigi kuuldes? Mina armastan kõiki naisi. Nüüd me kuulame siiski ainult 3 naise kohta linti. Sul on võimalus valida 3 mängija vahel. Mängija number 1 on sõbralik, aga põitpäine. On võtnud südameasjaks elada naeratades ja panna ka teised naeratama. Mängijal number 2 on 3 lemmiktegevust. Orienteerumine, spinninguga kalapüüdmine ja kaalumine. Kaalub aga tütarlaps igat oma sammu. Mängijale number 3 meeldivad peaaegu kõik inimesed, välja arvatud lambatüüpi mehed ja need mehed, kes naistest püüavad üle olla. Viimaseid pole seni õnneks kohanud. Valik on sinu. Ühele finantsidega tegelevale mehele peaks numbrite 1-3 vahel valimine olema väga lihtne ülesanne. Ma valiksin kõik 3. See ei ole võimalik. Jah, ma tean seda, sellepärast ma valingi number 2. Tütarlaps number 1 tuleb Raivo juurde. Maire avab kaarti. Minuga oleksid sa sõitnud Tuneesiasse. Number 3, palun. Jõulureis Lapimaale. Mu süda aimab halba. Ja see kaunis paar, tütarlaps nimega Teo ja tütarlaps nimega Tea ja härrasmees nimega Raivo sõidavad Viitna kõrtsi. Mulle meeldib see reis väga, sest kuna Raivo on ökonomist, siis ta teab, mis tähendab selline lühike, lihtne reis televisioonile. Ma tänan teid, me kohtume pärast reklaami. Tere õhtust! Tere õhtust! Kes te olete ja kust te tulete? Mina olen Andrus. Mina tulen praegu olude sunnil Tallinnast. Muidu olen Lõvi. Ma saan aru, et tähtsaim sinu puhul on juba ära öeldud. Et olusid sa ei salli, mida peale sunnitakse ja muidu oled sa Lõvi, kes hakkab vastu. On sul enda kohta veel midagi öelda? Ei, ma vastu väga ei hakka, ma olen väga hea inimene. Vähemalt ma üritan saada väga heaks inimeseks. Huvitav, mis põhjusel? Ma vist olin natuke halb siin tükk aega tagasi. Suurepärane, ma kuulen, et inimesed ikka ka muutuvad, jah? Peab muutuma. Väga hea. Number 2, palun. Mina olen Peeter ja mina tulen Viljandist. Ka hea inimene, nagu ma näen. Väga hea inimene. See on hea, et mina arvan, missugused te olete, aga nüüd ma kuulaksin hea meelega, Peeter, mida sa ise enda kohta arvad? Ma olen ausameelne ja... Miks sa seda nii vaikselt ütled? Kui inimene on aus, siis ta võib seda kõva häälega öelda. Muus õilsameelne ja... Liiga palju häid omadusi, sellepärast sa julge kõvasti öelda. Kuidas, palun? Hea tahtlik. Ja? Hea tahtlik. Ja ma sain aru, ja millega sa tegeled nii õilsate iseloomu omadustega inimene? Mina olen olnud suurem osa oma elust kultuuritöötaja. Väga hea.
Eesti kultuur vajab selliseid inimesi. Ma tänan number 3, palun. Mina olen Illar ja tulen Tallinnast. Illar, sul on väga tugevad konkurendid. Missugused on sinu trumbid, et neid võita? Trumpe ei ole. Sellised kehvad kaardid käes. Ja. Aga mis sulle elus meeldib? Kõik. No siis me muidugi seda kuulama ei hakka. Meie saateaeg on ju piiratud. Ma soovin teile, noormehed, kena õhtu jätku, et teil elus ikka hästi läheks ja eriti täna veaks selle tütarlapsega. Me kutsume stuudiosse tütarlapse nimega, mille ta ütleb muide ise. Tere õhtust. Kes sa oled ja kus sa tuled? Olen Külli ja tulen Tartust. Mis neiu sa oled? Ma olen neiu, kes armastab head seltskonda, lõbusaid inimesi. Siis meeldib mulle veel teater, peotants ja punased roosid. Väga kena. Kui sa nüüd ütled ka ära, missugune peab olema see mees, kes neid punaseid roose sulle kingib? Ta võiks olla intelligentne ja mis põhiline sõnapidaja. Suur tänu. Nii et kui ta juba ütleb, et ma kingin sulle roosid, siis ta ka kingib. Me kuulame su küsimusi. Tere õhtust, noormehed. Tere. Küsimus number 1. Kuidas muudaksid reisi Paidesse minu jaoks sama meelde jäävaks kui reisi Kanaaridele? Vastab noormees number 1. Pole tähtis, kuhu reisida, ma arvan. Hea inimesega on Balti jaama puhvetis sama hea olla, kui seal Kanaaridel, jah? Jah, aga kui on ebameeldiv inimene, siis minu arust võid ümber maailma ka käia, ega see paremaks midagi ei lähe. Ei, ebameeldiv inimesega Kanaaridel olla oleks jube piin. Sealt ei saa nii kiiresti ju tulema, kui Balti jaamas. Number 2, palun. Ma mõtlen, et ma organiseeriks mõne isiku ära röövimise. Et sa sõidaksid tüdrukuga Paidesse, jah? Ja siis vaatad, et tüdrukust ei ole selles kohas küllalt ja võtaksid mõne veel juurde. Ja. Tunnen jutust ära kultuuritöötaja. Tema hakkab kohe midagi organiseerima. Number 3, palun. Ma tahaksin küsida, kas praegu talvel või suvel? Jah, kas praegu talvel või suvel, jah, Külli? Ma arvan, et ikka talvel. Ja talvel. Siis ma võtaksin kohe uisud ja suusad kaasa. Mis aitab sind elus rohkem kui astroloogiline abimees? Mis asi? Astroloogiline abimees. Astroloogiline abimees? Ja, see on Eda ja Eduard Pauksoni raamat. Ma mõtlesin, et see on mingi eriline mehe sort. Vastab kes? Noormees number 2. Ma arvan, et mõistus, ausus ja südametunnistus. Mõistus, ausus ja südametunnistus, see oli mingi parteilipukiri, ma mäletan. Ma tänan. Noormees number 3. Ma arvan, et isiklik vaist. Väga hea. Ja number 1. Mina võtan sõnal sabast kinni. Kui abimees ei aita, siis aitab abinaine. Küsimus number 3. Millal sa armukade oled ja milles see väljendub? Vastab noormees number 3. Siis ma olen armukade, kui mul on, ütleme, mõni teine mees veel seisab su kõrval. Kellegi armusohe ja siis temaga on kellegi teisega armusohe. Vot siis mul tekib armukadedus. Sinul on suhe. Paugu pealt. Ja temal on ka suhe, aga mitte sinu. Kellegi teisega. Armusohe. No armukadedus tuleb vahel ikka, et natukene. Kui ta liiga suureks läheb, siis selle jaoks on puussepp teinud sükse asja ruumi nagu uks. Ja, kuidas sinu puhul see armukadedus väljendub, oli ka küsimus? No niimoodi väljendubki, et uks käib lahti, uks käib kinni. Aga kas sa lükkad selle tüdruku sealt välja või lähed ise? Ma olen nii hea inimene, et ma lähen ise.
Ma tänan, number 2. ma arvan, et ma saan siis kadedaks, kui tütarlaps selle tegevuse juures, mis mulle meeldib, ei pööra sellele küllalt tähelepanu. Peeter, ma tahan teada, mis tegevus see on, mis sulle meeldib, aga tüdruk ei pööra küllalt tähelepanu. Ma tahan teada, mis asi see on. Me võime korrata seda vastust. Kuidas palun? Võime korrata seda vastust. Ei, mina ei taha, et sa kordad. Ma tahan teada, mis tegevus see on, mis sulle meeldib, aga tüdrukule ei meeldi. Tantsimise juures näiteks. Ja kui daam vaatab rumba tantsimise hoopis konkurendile silma. Muide küll, ja kuidas sina tantsid? Ühe mehega tantsid ja teisele vaatad silma, jah? Ma vaatan ikka sellele mehele silma, kellega ma tantsin. Tubli tüdruk. Võtame järgmise küsimuse. Küsimus number 4. Kuidas suhtud fakti, et naine teenib sinust rohkem? Vastab noormees number 1. Ma ei suhtu sellesse fakti, mitte kuidagi. Ma ei ole selles üldse kindel, et naine saab meest rohkem teenida. Suur tänu, number 2. Esialgu rahulikult, aga pärast hakkab süda vaevama. Peeter, miks ta sul vaevama hakkab? No, et ei ole nii, nagu olema peab. Aha. Et ühesõnaga, sa hakkad lihtsalt rohkem tööd tegema, et ka rohkem teenida. Sain aru, number 3, palun. Ma suhtun väga hästi. Mina suhtuksin täpselt samamoodi jube hästi, kui keegi minust rohkem teenib kõrval ja muidugi minuga koos seda kulutab. Külli, mida sa nüüd selle küsimusega öelda tahtsid? Seda, et sa teenid jube palju, jah? Mitte just jube palju, aga piisavalt. Väga hea. Küsimus number 5. Kui oleksid firma juht, millist tööd mulle pakuksid? Vastab noormees number 2. Ma ilmselt ei teaks, olen teie vanusest. Nooremale daamile ma pakuksin näiteks esindusdaami ametikohta. Või no seal on ikka üks vanemat sorti naisterahvas loomulikult, jah? Aga vanemale ei pakuks? No ma mõtlen, et võib-olla sekretär või koristaja. Ma mõtlesin, et paned vana inimese füüsilist tööd tegema. Sain aru, number 3, palun. Kui ma firma juht oleks, ma ei pakuksi sulle tööd. Jah? Mis sa sellega tahad öelda? Siis poleks sul vaja tööl käia, just ma arvan. Ma firma juht olen juba. Fantastiline. Naine laevas, laev põhjas. Noormees number 1. Kas te tahate sellega öelda, et laevareisile te ei lähe või? Ma ei kuule vastust. Ei lähe. Jätame meelde. Ja nüüd eksprompt küsimus. Miks sa ei tahaks olla pallil esimene paar põrandal? Vastab noormees number 3. Ma tahan küll olla. Noormees number 3 tahab. Number 1. Pallil esimene paar põrandal. Põrandal, jah. Tantsimas või niimoodi kuidagi? Ei no, seal nurgas on neid loomulikult seismas, aga niimoodi, et sina ja Külli, miks sa ei taha temaga esimesena tantsima minna? Tahan. Ma olen lõvi, ma pean esimesena minna. Jätta meelde ja härrasmees number 2. Tingimata tahan. Loomulikult, sest härrasmees number 2 on tegelenud tantsimisega suurema osa elust. Ja kuidas sinuga Külli on, kas sina oled see, kes tahad, et sind esimesena pallile põrandale viiakse või ei? Jah, mul ei oleks selle vastu midagi, kuna ma oskan valssi tantsida. Valssi ta oskab tantsida. Me kuulame noormeeste kohta linti. Sul on võimalus valida 3 mängija vahel. Mängija number 1 ütleb, et loomad meeldivad talle rohkem kui inimesed. Kuigi jahti peab nii metsas kui ka ilusatele naistele. Lemmikloom on siil, lemmiknaine on pikk naine. Mängija number 2 armastab kõike vaimset rohkem kui füüsilist. Kuigi on treeninud nii mälu kui füüsist. Viimast küll rohkem tantsuoskuste lihvimiseks. Peab ennast hingelt latinistiks, kuna armastab tangot rohkem kui polkat ja rumbat rohkem kui kaerajaani. Mängija number 3 on kohe sündinud suure ja rahulikuna. Muusikat armastab Vivaldist Eesti diskoni, sporti teeb uisutamisest suusatamiseni ja ühe kena magamistoa mööbli on võimeline valmis tegema otsast otsani. Valik
on sinu. Nonii, mille järgi siis Külli sina täna õhtul ka valid? Ma arvan, et magamisteo mööbli järgi. Noormees number 3. Suurepärane! Me kutsume siia noorme number 1. Andrus, kes on lõvi ja võtab iga kaotuse vastu nagu lõvi. Ütleb, et niimoodi ma ei tea, kas kõik kuulsid, aga Kuutsemäel jäävad neil käimata. Suur tänu, Andrus, saatesse tulemast. Noormees number 2. Stoilise. Peeter, sina oled keevaline küll, aga mina ei taha, et sa nii keevaline oled. Mina tahtsin öelda, et stoilise rahuga läheneb härrasmees Viljandist Peeter nimeks, kes on eluaeg peotantsu teinud. Ja nüüd ütleb, et nemad ei lähe kuhu? Pariisi. Sellest on äärmiselt kahju, Peeter. Ma tänan, et sa saatesse tulid. Külli vaatab üpris ehmunult. Illarit ma tean küll, sellepärast, et tal on sama värvi juuksed nagu Küllil. Ja nüüd ta ütleb, kuhu nad sõidavad. Sõidame Helsingis. Ma tahan sind lihtsalt Külli praegu lohutada, et käite seal Helsingis ära ja siis sa paned poisi tööle. See mööbel, olgu olla. Ma soovin teile kõike head, me kohtume nädala pärast.